Nonii, aga pausilt tagasi. Aeg on edasi lennata. Loodan, et paus oli siis kosutav. Kui jätkad siitsamast, kus sa ennem pooleli olid, siis mis on muud kui tore, et saatsid kiire hea tempoga täna edasi minna. Vot, aga 3 tükikest tegime juba enne video lõppu ära. Nüüd on meil jäänud siis veel 2 tükki ette võtta. Esimene teema, mille juurde me nüüd lähme, on siis see, et lisandväärtuse teistele nagu andmine. Võtame jälle ikka ja samamoodi Mihkli perspektiivist. Seega, milline siis Mihkel on, ma kirjeldan natukene teda soojenduseks. Mihkel on alati hea eeskuju selle osas siis, milline ta on, et tal on endal asjad paigas ja ta on ka hea eeskuju teistele. Et kui koolitöödes kõigile meeldib temaga koos olla, sest on lõbustega ja asjad teevad tehtud, siis lisaks sellele paneb Mihkel palju ka aega sisse, et aidata teistele paremaks saada. Näiteks viimases grupitöös oli Peetril nagu mure, et tema ülesandeks oli kokku panna slaidid, aga tal üldse ei õnnestunud see või ta sai nagu tehtud, aga ta nägi, kuidas varasemalt teiste slaidesitused on palju paremad olnud ja ta oli nagu tupikus. Mihkel oli hästi tubli ja märkas seda ja võttiski aega Peetriga kõrvale ja kahekesi koos käisid slaidi üle. Mihkel näitas seda, mis ta on juba omalt poolt õppinud ja mis tema varem selgeks saanud ja aitas läbi selle ka Peetril head slaidid teha, vältida erinevaid mingeid apsakaid ja pisivigasid, mis Peeter oli varasemalt teinud. Ja tänu sellele läkski esinemine hästi. Peeter tundis end mega tublilt ja enesekindlalt ja see andis ka talle hea boosti juurde. Vot, selline oli see Mihkel lisandväärtuse poole pealt. Vaatame siis, mis on need 3 küsimust, mille osas siis saame ka ennast hinnata, et kas me oleme sellega juba pardal või on meil natukene veel siis arenguruumi või isegi natukene rohkem. Seega, esimene küsimus on, et kui teistel läheb tiimis raskelt, siis kas sa näed seda kui võimalus teisi aidata ja neile head teha või oled sa siis häiritud sellest, et asjad ei suju nii, nagu nad peaksid? Seega jällegist anna endale 3 palli skaalal hinnang. Kui sa alati mõtled niimoodi, 3, tihti 2, harva 1 ja kui sa nii ei mõtlegi, siis 0. Nii, võtame järgmise. Järgmine küsimus on siis, et kas sa otsid viise aitamaks teistel paremaks saada? Kui see on niimoodi alati, 3, kui see on tihti 2, kui see on nii harva 1 ja kui nii ei olegi ja sa neid ei otsi, siis 0. Ja viimasena, kas sa tunned siis suurt rahulolu sellest, kui sa saad aidata teistel edukamaks saada? Ehk siis nii nagu Mihkel aitas Peetril paremaks, tublimaks saada, kas sa tunned sellest samuti suurt rahulolu? Ehk siis nüüd jällegist, sul on hinnang koos, kui siis on siis 8 või 9, ilmselgelt superluks. Lisandväärtuse andmine teistele on sinu selge tugevus. Kui see on 5-7, siis ütleme, et on okei, natukene juurde sellega tegutseda, võib sellest saada su tugevus. Kui ta on 0,4, siis kindlasti tasub küsida abi kelleltki, kes on selles juba tugev, sest ta saaks aidata ka sul sellest paremaks saada. Selleks, et olla maailmamuutja, ilmselgelt lisandväärtuse andmine super oluline oskus, mida enda pagasis omada. Paar head nippi, kuidas tegelikkuses suurendada seda, et sa aitad teistel paremaks saada. 1, mine näiteks kuskile vabatahtlikuks. Ma ise olen käinud erinevatel festivalidel, PÖFFil, NATO küberkonverentsil, positiivusel, Viljandi Folgil, mis iganes, vabatahtlike võimalusi on palju, kasside varjupaika ja nii edasi. Või siis ongi, mine mingile häkatonile. On võimalus ongi, töötad uute inimestega koos, õpid jälle erinevaid inimesi tundma, saad rahulolu sellest, et ongi, teete midagi ägedat ära. Ehk siis jälle 2 sihukest lihtsat nippi, kuidas anda teistele rohkem lisandväärtust. Ja nüüd viimase teemana võtame siis ette eeskujuks olemise. Ehk siis milline on Mihkel eeskujuna? Võttes kõike eelnevalt kokku, siis Mihkel on alati olnud inimene, kelle poole teistel meeldib pöörduda. Kui varasemad on mõned inimesed, kes teistes grupitöödes või koostöö raames neil tegemine ei suju, siis kui Mihkliga kokku satutakse, jäetakse need probleemid kõrvale ja toimitakse eduka tiimina.
Tihtipeale tegelikult Mihkel tunneb end ise ka natukene ebakindlalt, sest ta isegi ei tea, kas see, mis ta nii-öelda tahab saada või milline ta on, et kas see on õige ja see, et tal asjad õnnestuvad, et kas see nagu nii peakski olema, kuid sellest hoolimata suudab ta enda hirmudest üle olla ja asub alati tegudele. Vahel ta kukub, siis tõuseb ikka ja jälle püsti ja liigub uute eksimuste poole. Ja see on see, mis teisi inimesi tõmbab siis tema poole ka, sest nad teavad, et läbi nii-öelda eksimuste tegelikkuses jõutakse edasi, edasi, edasi. Jälle väike iseloomustus Mihklist tehtud. Vaatame, mis siis on need 3 küsimust, mille abil me saame siis ennast ka jällegist paremini tundma õppida. Nii, seega inimesed tahavad siis minuga asju koos teha juba sellepärast ainuüksi, et saaks minuga koos aega veeta. Nii, kui see on alati nii, panen talle 3, kui tihti 2, harva 1, kui nii ei olegi 0. Kas sa pingutad ja poed ka nahast välja, näitamaks, et sa siis respekteerid, oled ustav neile, kellega koos tegutsed? Ehk siis kas sa oled tõeline nii-öelda tiimimängija ja oled tiimi edu nimel väljas, sa oled valmis rohkem pingutama, näitamaks oma usaldust ja ustavust nendele, kellega sa koos tegutsed. Kui nii on, 3, kui seda teed tihti 2, kui harva 1, kui ei tee 0. Ja võtame viimasena siis, et kas sa võtad riske toomaks kasu teistele isegi siis, kui sa ise seda ei pruugi saada. Ehk siis sa oled valmis ennast nii-öelda ohverdama teiste nimel, mida siis üks nii-öelda maailmamuuteja või hea eestvedaja teeb. Seega, kui jällegist nii on alati 3, tihtipeale 2, harva 1, kui nii ei olegi 0. Ja siit on jälle nii-öelda välja joonistunud skoor, kus on see 8-9, kindlasti tugevus 5-7, saad kindlasti paremini, 0-4 tasub küsida abi. Sest kui tahad olla nii-öelda üks maailmamuutja, siis ilmselgelt teistele eeskuju olemine mega oluline. Paar head lihtsat nippi, kuidas aidata siis seda eeskuju aspekti või teiste nimel tegutsemist suurendada. Võib-olla ongi lihtsalt tee heast tahtest mingile inimesele kink. Osta talle, ma ei tea, šokolaad, mõni raamat, mis talle meeldib. Või näiteks ongi vanematele praegusel hetkel toolist kommi, lihtsalt head tahtest nad ütlegi, et näed, sain siukse ülesande, tegin seda. Ja jälle üks nii-öelda siuke väike sammukas ja 1%, mis aasta jooksul teeb meid siis 37 korda paremaks inimeseks. Vot. Ehk siis need olid need 5 teemat, mis me siit saime läbi võtta, et kui kokku võtta ka nagu Mihklit, siis ongi, ega Mihkel ei ole ka nii-öelda mingi superinimene. Ta võib olla meil siin küll ideaalne maailmamuutja ja ta on ka enda nii-öelda klassikaaslastele eeskujuks ja väga palju seda juba pikalt nii-öelda on. Samal ajal mõistab ta ise, et ega miskit ka ei tule nii-öelda niisama ja tegelikult suudab seda igaüks teha. Sest alles paari aasta eest oli Mihkel seal olukorras, olles põhikoolis, meeldis tal palju klassikaaslastega aega veeta kaubanduskeskustes. Oli juba mekkinud nii-öelda, et kuidas õlu maitseb ja muud kraami ka. Ta mängis mitmeid arvutimänge, kuid ühel hetkel natukene isegi läbi õnneliku juhuse sattus ta ühele üritusele, kus ta kohtas vägagi ägedat ja säravat Markot, kes on teda inspireerinud siis paremaks olema ja seeläbi kasvatanud tema mõtteviisi olemaks tõeline nii-öelda maailmamuutja, sest Marko oli väga särav ja täpselt selline, nagu Mihkel juba praegusel hetkel on. Ja läbi selle on tekkinud ka Mihklis tahtmine ollagi teistele niivõrd heaks eeskujuks, kui see tal vähegi võimalik on ja aidata tunda teistel nii-öelda suuremat rõõmu ja rahulolu sellest, kuidas teil läheb. Ja seetõttu ta ongi täpselt selline, nagu ta on nii-öelda see ideaalne maailmamuutja näidis, keda ma siin täna sai tuua ja järgmisel aastal Mihkel on tegelikult juba plaanimas koos klassivendade ja õdedega tegemaks õpilasfirmat, sest nad koos ongi mõnus on tegutseda ja neil läheb tihtipeale hästi ka. Ja selline oli nii-öelda lihtsalt ühe täiesti tavalise maailmamuutja lugu, et siin võis olla nii-öelda paljut, millest te tundsite ennast ära. Võib-olla oli siin tegelikult hoopis palju rohkemat seda, millest te nii-öelda ennast veel ära ei tundnud. See kõik on täiesti normaalne, et me igaühe rada on erinev. Et minul ka lihtne näide, Norbert, kellest ma ennem rääkisin. Ma olin 18, siis tema tuli minu treeneriks ja seevõrd, kui inspireeriv oli tema, kuivõrd hea eeskuju see, et
ta ei tahtnud mulle õpetada ainult või nagu meie grupile seda, kuidas mängida nii-öelda jalgpalli, kuivõrd ta tahtis õpetada meid, et me oleksime paremad inimesed. Ja kõik see suurelt mõtlemine ja vaatamine nii-öelda kaugemale, see oli see, mis inspireeris mind olema ka parem inimene või midagi enamat kui jalgpallur. Ja see on see, kuidas ma olen jõudnud siia, et ma nüüd soovin aidata seda teistel teha. Teine lihtne näide, KFC asutaja oli enam kui 60-aastane, kui ta KFC alles asutas. Enne elu ei olnud niivõrd edukalt läinud. Ehk siis ongi, me kõik oleme erinevates eluetappides erineval ajal, aga need muutus sellest piisab võib-olla ühest inimesest, ühest sündmusest ja see muutus võib nii-öelda pihta hakata. KFC asutajal oli see tema naine, kes ütles, et kuule, mine proovi veel. Minu puhul oli näiteks see Norbert, kes on see sinu puhul, mine seda, võib-olla siin ongi, saan näed mina sind aidata. Aga ongi, et iga meie rada on erinev, täna on jälle võimalus 1% nii-öelda siit edasi võtta. Vot, aga nii palju Mihklist, nüüd on meil aeg võttagist jälle tänane sessioon kokku, nii nagu ka eelmisel korral, siis saame teha lühikese nii-öelda refleksiooniringi, et see, mis siis sai täna tehtud ja selle läbi rääkida. Et nagu ikka, meil siin on siis 5 head küsimust. Et esmalt siis ongi see, et mis me siis täna lõpuks tegime. Me käisime läbi 5 erinevat siis sammu, et mis on need oskused, mida üks maailmamuutja omab. Siin lõpus rääkisime eeskujust ja lisandväärtusest, ennem protsessidest, eesmärkidest ja siis oli üks 5. teema veel. Tuleb sul meelde? No, saad. Oli prioriteedid ka, on ju. Nii, ehk siis rääkisime nendest. Algus oli meil sissejuhatus ja nüüd on siis kokkuvõte ka. Nii, teine, mis siis tänase juures meeldis? See oligi see, et näed, et sai läbi siin Mihkli perspektiivi nagu mõelda, mis me tegime. Võib-olla sul meeldis lihtsalt see, et meil oli teistsugune sissejuhatus. Võib-olla meeldisid sulle need näited, mis siin olid. Ehk siis ongi, võid jälle endale kirja panna, kui tahad, ongi kirjutad märkmikusse, kui tahad, mõtled lihtsalt peas läbi, tahad, ongi pane lihtsalt video kinni ja võta see hetk, aga et on, mis siis sulle tänase juures meeldis. Nii, mis siis oleks võinud paremini olla? Võib-olla ongi see, et näited oleksid võinud selgemad olla, oleks võinud võtta ise rohkem aega, et enda analüüsi korralikult teha või läbi mõelda, vahepeal video pausile panna. Võib-olla oleksin võinud mina aeglaselt rääkida, aga mis siis on see, mis oleks võinud seekord paremini olla? Võtame järgmise. Mis sa siis õppisid? Õppisid sa võib-olla seda, et üks hea maailmamuutja, tal on väga palju oskuseid. Et täna käisime läbi ongi 1, 2, 3, 4, 5 oskust. Tegelikkuses võib-olla tal on veel oskuseid. Tuligi pähe, et näed, niivõrd palju on see, mida tuleb teada. Avastasid või õppisidki seda, et näed lisandväärtust annad inimestele hästi, samal ajal eesmärke paned üsna nõrgalt. Võib-olla õppisid seda just, et need prioriteetide osas olid head, aga süsteemid võiksid paremad olla, nendega tuleks tegutseda. Avastasid näed, et saaks vabatahtlikuks minna. Seega, mis on siis see, mis sa täna siit õppisid? Ja viimaseks, kuidas sa seda kõike siis kasutada saad? Kas sa saadki panna seda rakendusse näiteks järgmises grupides, mis sa teed? Võib-olla said sa teada, et näed, võiks vabatahtlikuks minna ja läbi selle, et sa vabatahtlik oled. Sinu eesmärgiks seal on see, et peamine, et sa saaksid teistele lisandväärtust anda või see, et sa oleksid teistele eeskujuks. Või saad sa seda rakendada nii, et sa teed endale Google kalendri ja paned sinna siis ajad kirja, millal sa näiteks õpid või millal teed hoopis trenni. Paned endale täpselt kalendrisse. Võib-olla õppisid midagi muud. Ehk siis mis on see või kuidas sa saad kasutada seda, mis me siis täna õppisime. Nii, väga hea. Kui peegeldus ka tehtud, siis teeme päevale veel kokkuvõtte ka. Ehk siis täna lõppkokkuvõttes, millest me rääkisime. Üks, mis ma kindlasti tahan, et sa kaasa võtaksid endaga, on see, et maailmamuutja teab, mis ta tahab, ja samamoodi ta teab, mida ta ei taha. Et siin hea näide näiteks meil Changemakers programmidest on ka üks Anett, kes meil esimesel hooajal oli osaleja, teisel aastal või pärast esimest hooaega õigemini kirjutaski, et näed, et nüüd ma tean, et sotsiaalne ettevõtlus on see, mis mind absoluutselt ei kõneta. Ma ei taha kunagi sotsiaalset ettevõtet teha, see on miski, mis ei ole mulle. Teisel aastal oli ta meil mentor
Ja suurepärane on see, et ta ongi vahepealsel ajal, ta oli nii-öelda teadlikumaks saanud, et ühelt poolt, mis tema jaoks on nii-öelda oluline, aga mis tema jaoks ei ole oluline. Teades, et sotsiaalne ettevõtlus ei ole, aga näed, liidri kogemust ja seda ta nii-öelda tahtis saada, ta oli mentor. Ehk siis maailmamuutja teab, mis ta tahab ja mida ta ei taha ka. Teisena siis maailmamuutjal on alati paigas regulaarne tegevus, mis teda tulemuseni aitab. Ehk siis nii-öelda samm-sammult see 1%, millest palju-palju juba on saanud rõhutatud siin. Et lihtne näide, mul endal üks sõber, Kraus või Silver, jalgpalli mängisime koos. Ta oli mina, see oli üks Sam meil ja Silver ja tema oli meie, ütleme, kolmest selgelt kõige nii-öelda andetum jalgpallur. Samal ajal tema oli see, kes väga stabiilselt kogu aeg tegi trenni, et oligi 1,5-tunnine trenn. Tihtipeale ta oli tund aega varem kohal, harjutas seal, tegi end soojaks, 1,5 tundi kestis trenn, pärast seda jäi veel tunniks ajaks, harjutas tsenderdusi, pealelööke, mis iganes ta nõrgad kohad olid, tuli sisse riietusruumi, tegi erinevaid nii-öelda kehaharjutusi, tegi planku, kätekõverdusi, kõhulihaseid, mis iganes nii-öelda kehal oli tarvis, pärast seda hooldas ennast korralikult, külmavanne ja ongi mõned päevad, kus ta läksid väga pikaks. Aga igatahes, ja niimoodi ta tegi päevast päeva ja päeva ja päeva ja päeva. Ja see on see, mis aitas tema jõudes profijalgpalluriks välja. Ta mängis Soomes, Norras, ehk siis regulaarne igapäevane tegevus on see, mis aitas temal nii-öelda jõuda ja oma realiseerida enda siis nii-öelda oskused ja potentsiaal. Üks maailmamuutja samamoodi, kui ta tahab olla siis nii-öelda võimalikult hea, olla oma potentsiaali vääriline, siis ta teeb igapäevaselt või regulaarselt siis tegevusi, mis teda tulemusti näitavad. Ja kolmandaks, maailmamuutja aitab ka teistel paremaks saada ja edukas olla. Sest nagu Aafrika vanasõna ütles, siis kus tahad minna kiiresti, minna üksi, tahad minna kaugele. Siis pead minema teistega koos. Ja lihtne näide ka ise meil Changemakers programmi siis, et on korraldajad ja minu ülesandeks ka mentordada või coach ida meil ühte uut korraldajat, Kätlini, kellest ka eelmine sessioon rääkisime. Tema probleem ongi, et ta on mega töökas ja hommikust 8-st õhtul 12-ni. Mis see teeb, on see, et tema unetunnid kadunud, tal pole neid, ei suuda magada. Ainsad fookused, mis mina temale andsin, oli see, et ta peab saama 8 tundi magatud. Läbi selle, et 2-3 kuud läks aega, et ta saaks siis normaalsesse unerežiimi. Läbi selle, et ta rohkem maganud, tunneb ta end puhanuma, on ta tegelikult produktiivsem ja tal läheb paremini. Ehk siis üks nii-öelda maailmamuutja aitab ka teistel saada nii-öelda paremaks ja olemaks siis edukam. Ehk siis need on need 3 peamist punkti. Et tead, mis tahad, mida ei taha, regulaarselt teed tegevusi, et saada paremaks ja aitad siis ka teistel saada paremaks. Vot, seda siis tänaseks. Järgmisel korral ootab meid siis ees eesmärkide ja prioriteetide pool, ehk siis see, mis me täna nii-öelda paar minutit puudutasime. Järgmine kord on meil terve sessioon, ehk siis vaatamegi otsa sellele, et kuidas siis seada eesmärke, kuidas siis teha nii, et eesmärk ühelt poolt kõnetaks versus, et ta lihtsalt jääks kuskile kõrvale. Üks statistika, mis on, inimesed annavad uusaasta lubadusi, 75% ei suuda kuu aegagi pidada lubadust, mis ta on andnud aastaks. Seega proovime siis õppida seda ka nii, et me suudaksime terve aasta pihta või pidada seda lubadust. Et lihtne näide näiteks mu enda kohta on ka, raamatu lugemine enam rääkisin, oli see, et ma alustasin ühest lehtest. Seda ühte lehte ma olen suutnud praeguseks 3,5-4 aastat juba järjepanu teha. Ehk siis väga hea näide lubaduse pidamisest ja eesmärgist, mis kõnete selleks korda nii-öelda. Samal ajal näiteks Kätliniga oligi nüüd esimest korda pani enda kulusid kirja aastas, et oi, läheb väga palju reisimisele. Seega aitas tema teadlikkust tõsta, et oi, eesmärkidega on tarvis tegeleda, tarvis igas kategoorias endal on eesmärke. Seega järgmine kord vaatamegi, mis siis on need eesmärgid ja prioriteedid, et me jõuaks sinna ja oleksime need ideaalsed maailmamuutjate best. Sest tänane teema võiski olla nii, et tõmbas palju mõtteid käima, nüüd on aastus käes, et täitsa pael igal pool minna. Seega järgmine kord teeme ühe sammu, et jõuda lähemale ja olla maailmamuutjad. Sest nagu ikka, 1% nii-öelda parem iga päev teeb meid 37% või 37 korda paremaks aasta perspektiivis.
ja see on see siis, kus me liigume. Meie soov on see, et te oleksite 50, 20, 50 aasta pärast suurepärased. Seega, nii nagu ka eelmine kord, kui on mingeid mõtteid, küsimusi, siis siin on kontaktid olemas, võib julgelt meilile kirjutada, saata ja jagada, mis siis nii-öelda pähe tuleb, aga aitäh selle korra eest ja näeme jälle Make a Change.